Tulemast Lastekaitse Liidu 35. sünnipäeva aastakonverentsile Räägi minuga. Tervitame osalejaid saalis ning kõiki, kes jälgivad meid veebi vahendusel. Rõõm, et sel aastal tänu 2 tublile tõlgile saab me konverentsist osa ka venekeelne kuulajaskond. Tänane konverents on suunatud lisaks lastega töötavatele spetsialistidele, ka kõigile lapsevanematele ja lastega kokku puutuvatele täiskasvanutele. Kõigepealt tere ja ütlen, et minu kõrval on Marilyn Lempu ja mina olen Irene Kangro ja meie aitame teid läbi selle päeva ja nende huvitavate ettekannete. Novembrikuu on lapse õiguste kuu ja täna on meil fookuses lapse turvaline kasvukeskkond. Usume, et konverentsi päeva lõpuks on osalejatel rohkelt häid nippe, saamaks aru, mis on lastele arenguliselt eakohane käitumine ja kuidas ka keerulistel hetkedel täiskasvanuna siiski rahulikuks jääda. Et ehk siis, kuidas ikkagi luua ja hoida oma lapsega seda kõige olulisemat, turvalist kiindumussuhet. Aga kõigepealt kutsun ma konverentsi pidulikuks avamiseks lavale Lastekaitse Liidu presidendi Ene Tombergi, kes on Lastekaitse Liidus olnud tegev algusest peale. Armas Ene, palun tutvustame 35 aastast sünnipäevalast kõigile konverentsi kuulajatele lähemalt. Suur aitäh, Marilyn, nii ilusa sissejuhatuse eest. Mina ei oska öelda, kas ma nii ilusa häälega oskan rääkida, aga vähemalt ma püüan. Lugupeetud külalised, sõbrad ja toetajad siinpool ja sealpool ekraani. Jah, tõesti, 35 aastat, mida me täna tähistame. Läbi aastate on liidu tegevuse eesmärgiks olnud lapse õiguste kaitsmine, lastekaitsealase tegevuse arendamine, osalemine laste ja perepoliitika väljatöötamises ja selle rakendamise jälgimises, kaasates oma liikmesühinguid, toetajaid ja koostöövõrgustikku. Juba 1990. aastas järgnes laste olukorra kirjeldamisele meie esimene konverents. Meie lapse mured, ühiskond ilma vägivallata, mis igal järgneval aastal käsitles üht konkreetset teemat laste igapäevaelu probleemi lahendamiseks, pakkudes koos spetsialistidega võimalikke lahendusi. Rahvusvahelised spetsialistid koolitasid meid laste õiguste lahtimõtestamisel, õppisime rakendama ühise mure meetodit, jõudsime targalt internetis programmi juurutamiseni, olime riigi oma lastekaitse seaduse koostamise juures ja alustasime laste õiguste alaste infomaterjalide avaldamisega, milleks esimeseks 1995. aastal oli Minul on õigus väike roosa raamatuke, mille väljaandmist toetasid Ameerika Ühendriigid, andes vastava raha üle proua Hillary Clintoni siin viibimisel. Aastatepikkune tulemusrikas tegevus on viinud selleni, et liit on kujunenud arvestatavaks koostööpartneriks nii Sotsiaal- kui Haridusministeeriumile ja samuti ka õiguskantsleri büroole. Oleme avaldanud rohkelt arvamusi perekonnaseaduse muutmiseks ja laste heaolu ning turvalise keskkonna arendamiseks. Selliste pikemaaegsete lepingute sõlmimine aitab meil suurendada sihtrühmade informeeritust ja teadlikkust laste õiguste sisust ja nende õiguste rakendamisest igapäevaelus. Tihe koostöö on meil vabariigi lastekaitse töötajatega ja hästi populaarseks on saanud samal poolel, lapsel poolel maakondlike multidistsiplinaarsete võrgustiku kohtumiste läbiviimine. Riigi probleemid on suuresti lapse ja pere probleemid. Eelkõige sõda Ukrainas, mis paratamatult külvab ju hirmu ka noortesse peredesse. Kas meie riik on küllalt turvaline, et siia võiks veel üks laps sündida? Aga mis siis, kui noor isa peab homme sõtta minema? Kas mu töökoht on püsiv selleks, et ma ei peaks muretsema oma sissetulekute pärast?
Ilmselt on vanemate koolitamine toimetulekuks lapse arenguprobleemidega lähiaastatel eriti oluline. Kindlasti aitavad vanemate teadlikkusele tõstmisele ka videoloengud, mida liitki koos spetsialistidega teinud on. Teravaks probleemiks on tõstatunud küsimus üleminekust eestikeelsele koolile. Millised koolid peaksid kindlasti tegevust jätkama hoolimata õpilaste vähesest arvust ja kuidas peaks toimuma üleminek eestikeelsele õppele nii, et säiliks eesti keele ilu ja korralik kirjakeel. Aga lapsed on kiired kasvama. Oleme uhked, nad on julgemad, avatumad ja otsustusvõimelisemad kui meie ise. Mul on rõõm tõdeda, et meie lapse õiguste saadikud on aktiivsed, esitavad omad arvamused erinevates sotsiaalmeediakanalites ja ka rahvusvahelistel konverentsidel. On rõõm tõdeda, et just sellel nädalal andsid lapsed ja õiguskantsleri büroo üle laste endi koostatud aruande lapse õiguste täitmisest Eestis. See on esmakordne saavutus ja vaid vähesed riigid suudavad võistelda samaga, et ka nende lapsed on olnud nii aktiivsed. Aga ikkagi, kas me kuulame last? Lapse õiguste konventsiooni kohaselt tuleb lapsi puudutavates küsimustes kuulata alati ka laste soove. Ja siit küsimus, kas keegi on Metsküla kooli lastelt küsinud, mida nemad tahavad, millises koolis nemad tahavad õppida, kas kohalikus või kaugel kodust. Nii me käsitlamegi last kui võimude meelevalla all olevat sõnaõiguseta eset, kelle hääl ei maksa midagi. Aga laste ja noorte arvamus omab siiski suurt tähtsust. Öeldes nime Kertu Birgit Anton, meenub Ida-Viru põlevkiviõlitehas, mille arendamine on selle neiu ja Friday for Future kohtusse pöördumise alusel hetkel peatatud. Tänaselt konverentsilt lahkudes peaksid aga meie peas ja igapäevategevustes jääma kõlama 2 lastepalvet. Kuula mind ja räägi minuga. Ilusat konverentsipäeva! Euroopa Liidu sotsiaalministrite kohtumisel, kuid ta on edastanud meile oma tervitussõnad videosilla vahendusel. Seega anname sõna tervituseks sotsiaalkaitseminister Signe Riisalole. Kõigepealt suur aitäh Lastekaitse Liidule. Aastate pikkune töö on see, mida te olete teinud väsimatult selleks, et meie laste heaolu paraneks. Et meie lapsevanemad oleksid targemad, et meie õpetajad ja lasteaiaõpetajad oleksid mõistvamad ja et meie treenerid ja huvijuhid oleksid teadlikumad. Lastega rääkimine, laste märkamine, laste murede mõistmine, mitte laste murede pisendamine, isegi siis, kui meile täiskasvanutele tundub see tühine, on olemuslikult tähtis. Sest iga lapse jaoks on tema tänane olukord siin ja praegu kõige olulisem. Tema maailm keerlebki ümber tema ja need pidepunktid, millest ta kinni haarab, on täiskasvanud, kes pakuvad turvatunnet, loovad keskkonda, mis aitab ennast arendada. Kas me kuulame lapsi piisavalt? Vaatan peeglisse ja mõtlen iseendagi peale. Teismelise tütrega on elu natukene nagu karussellil. Aga ma püüan leida seda aega, neid hetki, olgu see pikk autosõit või mingi muu olukord, kus siiski kuulata, rääkida oma mõtetest, oma tunnetest, lasta ka lapsel aru saada, et täiskasvanutel on samamoodi mured, et elu ei ole alati rõõmus, vaid on ootamatusi, millega tuleb toime tulla. Nii lapsed õpivad.
toetatud keskkond ja tegelikult täiskasvanute eeskuju, kus lastakse nii rõõmudel kui muredel lasteni minna. Üks teemade ring, mis on kerinud nüüd juba enam kui aastakümme ja see on laste füüsiline karistamine. Muidugi me teame, et see ei ole kasvatusmeetod. Muidugi me teame, mida teeb karistamine lapsega. See tundub ebaõiglasena. See on ebakohane. Me ju õpetame ka, et lapse keha, see kuulub talle endale. Aga samas suur hulk lapsevanemaid siiski libastub. Minu hästi suur soov on see, et me saaksime olla toeks. Lisaks sellele, et valdkonna spetsialistide ja ekspertidena me oleme eeskujuks, aga et me pakume ka päriselt tuge ja neid lahendusviise, et igal lapsel oleks turvaline suhe vanematega, täiskasvanutega, turvaline kodu ja et see oleks vägivallavaba. Seda teed me saame käia ühiselt. Tänan teid veel kord Lastekaitse Liit ja loomulikult kõik koostööpartnerid, kes te olete koos Lastekaitse Liiduga seda teed käia võtnud. Ja ma usun, et võiduka lõpuni me siin ka ühiselt läheme. Täname teid, hea minister, julgustava ja ausa kõne eest. Järgmiseks kutsun lavale Varje Ojala, MTÜ Lastekaitse Liidu juhataja. Tere! Tere kõigile siin saalis ja teisel pool ekraani. Aitäh eelkõnelejatele tänase päeva sissejuhatuse ja ülevaate eest Lastekaitse Liidust. Meil on täna veel üks tähtis päev. Me tähistame täna ka Lastekaitse Liidu 35. sünnipäeva, aastapäeva. Ja sellel puhul soovime ja anname välja Lastekaitse Liidu aumärgid. Lastekaitse Liidu vanematekogu otsustas aastatepikkuse pühendunud töö ja südamega Eesti laste heaolusse panustamise eest anda teile Malle Hallimäe, Lastekaitse Liidu aumärk. Malle on meie kallis kolleeg ja töötanud Lastekaitse Liidus 26 aastat. Malle, aitäh sulle! Lastekaitse Liidu vanematekogu otsustas MTÜ Sillamäe Lastekaitseühingu asutamise ja juhtimise ning südamega Eesti laste heaolusse panustamise eest anda teile Irina Koolikova Lastekaitse Liidu aumärgi. Aitäh, Irina, sulle sinu töö eest! Sillamäe Lastekaitseühing on tegutsenud 33 aastat. Aitäh, Irina! Ja tänane kolmas aumärk. Lastekaitse Liidu vanematekogu otsustas MTÜ Audru Lastekaitseühingu asutamise ja juhtimise ning südamega Eesti laste heaolusse panustamise eest anda teile, Peep Tarre, Lastekaitse Liidu aumärgi. Aitäh, Peep, sa oled olnud Audrus südamega laste heaolu eestkõneleja. Aitäh kõigile suure tehtud töö eest ja tänasel sünnipäeval ma tänan kõiki, kes on selle 35 aasta jooksul koos Lastekaitse Liiduga tegutsenud, Lastekaitse Liidus tegutsenud, kaasa mõelnud ja panustanud Eesti laste heaolusse.
aitäh kõigile ja palju õnne meile!